Näitan ülevaatlikult, olen siin laegastest, iluhoolitsuse laegastest välja otsinud reisile vajaminevat tavaari iluhoolitsusrituaalideks. Et tööprotsess on siin pooleli, aga ühesõnaga mul oleks vaja veel ümber doseerida väiksemateks kogusteks teatud nii-öelda liquid vedelikke ja ühesõnaga jah, silmas võtab päris kirjuks, et ma olengi harjunud, et mul on omad mingid süsteemid ja nii edasi, et siin natuke ennast ümber kohandada. Huvitav ongi vaadata, et mis pilt siin hakkab kokku ennast looma. Hakkaski silma siin, et need siuksed vahvad juukseampullid klaasampullides, et kuidas näiteks need ümber pagasisse vormistada. Ja siis ühesõnaga, mis piiridesse ei mahu, kahjuks jah, teatud tooteid ei ole nii-öelda reisimugavates miks ta ei võta nüüd? Mitu milli siin on? Jah, see on liiga palju. Et lubatud on 100 ja kokku siin liiter, et vaatabki, mis siit välja tuleb ja siuksed nii-öelda ilupäästjad. Ma vaatan veel, mis mul praegu siin silma hakkas. Ongi ka ööfilmi võtetel, mäletan, oli ilupäästja. Et selline jah, silmaluskreem kuultele panna. No. Hästi potentne. Ta ei taha midagi vist võtta. Ahah, valme on. Nii. Siis seda jaest ma ei leidnud väiksemat. Ma mõtlengi, niisugune oma kiiks, et ma tahaks, et mingisugused asjad oleks oma originaal esteetilistes pakendites. Mis alternatiiviks võib-olla tahaks sellist proovida. Üsna lahja teine. Aga jah, ma olen selline suur kaneeli armastaja. Siin sellise sädelus. Siuksed vaipse veel. Nii, siis vitamiinid. Neid on vaja veel igasugust ümber panna. Tahked šampoonid, näokreemid. Veejoogi sisse veel. Kaneeli ja nelki. Nii, siis on naaritsa. Uued naaritsa karvasokikesed. Õli, pändstik. Kammid, asjad. Nii, midagi veel, mis välja tuua. Lemmikuid siin veel. Max Factorilt. Max Factorit. Nii, siin ma juba ümber tõstnud. Vaatan. Mõtlen, vaatan, nii huvitav ennast ka nagu kõrvalt vaadata ja analüüsida siin aja jooksul ka, et mis erinevad, kuidas need maitsed on hakanud siin nagu välja kujunema või mingisugused värvikammad või eelistused, et läbivalt, mis jooksevad, siin on sellist roosi, kulda, punast on hästi palju, musta ja lasigi mingi pikem vlog teha. Miks mul näiteks reisiärevus või mis see on, et ma olen nagu harjunud igatepidi kogu aeg nagu pakkima sõltuvalt nii-öelda varasemast nii-öelda tööläkitustest või ilust ja nii edasi, et siuke nagu super pakki, aga ongi, et mul kas siis aja jooksul mingisugused eelistused siin vahepeal muutunud või ja nii edasi, et aga sõltuvalt sellest nii-öelda sihtkohast või sihtkohtadest siis nii-öelda ennast ka ümber kohandada ja siuke natuke kameelion olla ja lihtsalt see ka, et kui ma pean mingisuguse loodusliku valiku praegu tegema koguste mõttes ja nii edasi, et see on meil hästi põgusalt siin praegu koos silme eest kirjuks võtta, et jah, mis veel varjul peidus, aga jah, siuke nagu väike hinge lööb mingi torge, et ma pean mingisugustes nii-öelda hoolitsustes natukene tagasi tõmbama või ma ei saa kõike nagu elu kaasa endaga võtta, et siis ongi, et kahjuks nii, et natuke luuvat ümberkorraldust.
siit veel üks jumestust maha võttev miiginipp. On beebiõli muide, igasugust õli baasil, huulepulkagi ja nii edasi. Võtab maha ilusasti ja jooksvalt vahetan välja laovärvide komplekti, sõltuvalt siis kostüümidest ja riietest. Ja järgmine etapp on veel kitsenahast toodete eest hoolitsemine. Mõtlesin, näitan juba need nipid ka ära, et selline mesilasvaha švammiga üle kanda. Niisugune aksessuaaride armastus ja praegu neid ka siin hoolida ja samamoodi ka jalanõude eest, et nii tihti kui võimalik üle käia. Et säilib pikeneb eluiga ja kas või isegi 50 aastat, et tasub päeva kaua või nädala kaua võtta, mitu korda vähemalt. Neid ma siin kreemitasin juba sisse. Ja siis veel sellised kitsenahast aksessuaarid, meisterdused, siia tulevad mu lehted sisse. Ja see on selline muhtutolit teatrikotike. Ja nagu ikka, iseenda klient. Piilume sisse veel korra siia ehtedoosi. Ehteid, kõrvarõngaid, sõrmuseid, pärlendavaid, et ka miskit sellist, mis natuke esteetikat kotti kaasa, et tundub võib-olla ebapraktiline, aga mulle toovad sellised asjad rõõmu ja ennast hästi. Siit veel tundub nagu pakiks kingitust, aga üks säilitamise ja konserveerimise ja pakkimise nippel õhkuvuline õrn siidipaber. Et ka garderoobis mis tahes jõudu või puhkehetkedel on tegelikult hea oma ehteid või mis tahes aksessuaare, ka kostüümisemeid, mida pikalt näiteks ei kasuta. Seda võetan kasutama päris tihti, aga siin vahe sükse pausina tooks välja, et on hea säilitamise ja toodete eluea pikenemise mõttes ja on hea siidipaberisse asju pakkida. Ja miks ka riisikotti, et on hea kerge ja ei saa kannatada õrnad tekstuurid ja hinnad. Ja siin on mul kokku pakitud üks enda tehtud imearmas kampsik Seed Mohairist. Hingav soe õhuline õrn. Selline must have käsipagasisse ka kokku panna ja miks ta veel hea on, et termoregulatsiooniga mis tahes ilmastikuoludes niivõrd tänuväärt, et ja väärisvillade puhul veel siia üks hoolitusnipp ka räägin ära, et massinpesuga sellist materjali ei tohi pesta, kas õues õhutada või talvel siin on hästi hea olnud seda lumepesu teha ja siis õue niimoodi hingama tuulduma jätta, et on siuke hästi antibakteriaalne ja kui mingi suviga või mingi muu hooaeg, kui ei ole lund, siis jääkappi panna sügavkülma mõneks ajaks, et võt, selline huvitav materjal.